tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas jagada raamatuid sõpradega, kui oled parasjagu lasipuu külge nööriga kinni seotud. Teie koolikottidesse pakitud õpikud on läinud omavahel sassi. Paigutage raamatud nii, et iga õpilase laual on just tema koolipäeva jaoks vajalikud õpikud. Iga võistleja ees 4 meetri kaugusel on laud ja sinna tuleb saada 3 õiget õpikut. Käime nüüd veel üle selle ülesande reeglid. Esiteks, kõik on seotud kinni sama köie külge. Köie sees on lõtku täpselt nii palju, et ainult üks inimene saab korraga minna oma laua juurde. Laua peal on igal võistlejal esialgu 3 õpikut ning nende all nimekiri nendest 3 õpikust, mis peavad lõpuks tema lauale jõudma. Korraga võib liikumises olla ainult üks õpik. See tähendab seda, et ühe õpiku tohid sa laua pealt üles võtta ja nüüd selle kas kuskile kellelegi teisele anda või mõne teise laua peale asetada. Kui sa võtad õpiku enda kätte ja jääd seda hoidma, siis ükski teine võistleja ühtegi teist õpikut enam üles võtta ei tohi. Seega pead sa oma õpiku kas viima tagasi enda lauale või andma kellelegi teisele, kes viib selle ise enda lauale. Alternatiivselt võid sa ka õpiku asetada kõrvallauale, kui sa seda ulatad. Kõrvallaualt aga võtta ühtegi õpikut ei tohi. Milline on siis kõige efektiivsem viis õpikuid liigutada? Mina olen seda usku, et kõige kiirem on liigutada õpikud ühelt laualt teisele, asetades need järgmisele lauale. See vastab tõele aga vaid kindlate kitsendustega olukorras. Näiteks, kui mul on vaja kiiresti saada õpik kõrval lauale, siis sellisel juhul on mul lihtsam seda tõsta, kui kaasa võtta, anda kõrval inimesele ja lasta temal sinna minna. Teine olukord, kus võib olla kasulik õpikuid kõrval lauale tõsta, on siis, kui tahad palju õpikuid korraga edasi saata. Ja võib-olla sa ei tea, kuhu need täpselt jõudma peavad. Millal tasub aga õpik võtta tagasi lasipuu juurde kaasa ning käest kätte mööda ketti edasi saata. Seda tasub teha siis, kui see õpik peab jõudma inimeseni, kes ei ole sinu kõrval. Ja neid õpikuid võiks olla ka sellisel juhul vähe, et ei peaks läbi käima mitut ringi edasi-tagasi jooksmist lihtsalt sellepärast, et saaks õpikud kohale viia. Veel üks lisanüanss, mida tasub meeles pidada, on see, et kui ma tean, et õpik kõige parempoolselt laualt peab jõudma kõige vasakpoolsele lauale, siis võib-olla ei pea sellega kiirustama. Võib-olla ei ole vaja võtta seda kaasa ja käest kätte saata. Ma võin ka tõsta selle lihtsalt järgmisele lauale ning me teame, et alati me saadame selle õpiku edasi, sest tema koht on kõige kaugema laua peal, aga teised inimesed saavad käia samal ajal siiski oma laua juures asju ajamas. Nad lihtsalt teavad, et selle ühe raamatu tõstavad nad alati edasi. Nii saame seda transpordiprotsessi panna sellesse igapäevasesse laua taga käimise protsessi sisse ning eraldi sellele aega kulutama ei pea. Kuidas siis oleks olnud kõige efektiivsem viis sellele ülesandele läheneda? Sellest rääkis ka Taavi ühes intervjuus, kuidas arvuti võiks seda ülesannet lahendada, kuid proovime nüüd ka käsitsi selle lahenduskäigu läbi teha. Selleks, et meil oleks ülevaade kõikidest raamatutest, mis seal on, peame me vaatama ära kõigepealt õige vastuse, siis me saame aru, kuhu me peame jõudma ning siis on meil kõigil lihtsam joonise pealt jälgida. Kui panid hästi tähele, siis kõige lõpuks jõudis iga võistlejate kindlat värvi raamatute kolmik. Kui hakkame ühest otsast lugema, siis võistleja number 1 ees on 3 musta raamatut, võistleja number 2 ees 3 sinist raamatut, võistleja number 3 ees 3 punast raamatut, võistleja number 4 ees 3 kollakas oranži raamatut ning võistleja number 5 ees 3 rohelist raamatut. Neil kõigil on ka oma pealkirjad, mille järgi nad olid sinna juhendisse kantud, kuid meie jaoks on võib-olla isegi lihtsam, kui me lihtsalt räägime värvilistest raamatutest. Ma olen joonistanud siia Exceli tabelisse raamatute algse olukorra ning olen nad tähistanud vastavalt siis S-tähega sinised raamatud, P-tähega punased raamatud, R-iga rohelised, O-ga oranžid ja M-iga mustad ning võistlejate värv indikeerib seda, kelle ette lõpuks peab jõudma 3 musta, 3 sinist, punast, kollast või 3 rohelist raamatut. Kui hakkame pihta siit võistleja number 1 juurest, siis kui võistleja number 1 läheb
ja vaatab üle enda 3 raamatut ning enda nimekirja, siis näeb ta, et raamat M3 on tal juba õiges kohas ning ülejäänusid tal vaja ei ole. Ning tal on ainult üks suund, kuhu need edasi saata. Selle asemel, et ükshaaval raamatud tagasi lasipuu juurde viia ning käest kätte edasi saata, on palju lihtsam nad lihtsalt ühekaupa kõrval lauale tõsta. Nüüd on võistleja number 2 kord minna oma laua juurde ning tema näeb, et tal on vaja raamatuid S1, S2, S3. Ühtegi neist tal aga ei ole ja kõik raamatud, mis temale ei kuulu, saadab ta edasi. Nüüd on võistleja number 3 laual juba terve hunnik raamatuid. Kokku lausa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tükki ning ainult üks on see, mis vastab tema laual olevale nimekirjale. Seega ülejäänud 7 saadab ka võistleja number 3 edasi. Võistleja number 4 laual on jõudnud 10 raamatut. Siin on juba vaja teha õige palju sorteerimist, et enda omad üles leida. Ning tuleb välja, et kõik 3 raamatut on ka tema hunnikus olemas. Raamatud O1, O2 ja O3. Kuid ülejäänud õpikud saadame taas kord paremale edasi. Ning ka võistleja number 5 laual on 10 õpikut. Taas kord otsib ta sealt üles 3 temale vajalikku õpikut. R1, R2, R3 ning kõik ülejäänu saadab tagasi. Nüüd hakkab kett liikuma teises suunas. Võistleja number 4 on juba kõik enda raamatud olemas, seega saadab ta kõik 5. võistlejalt tulnud raamatud vasakule edasi. Võistleja number 3 oli olemas 1 raamat, kuid nüüd sai ta kätte ka ülejäänud 2 vajalikku raamatut. Seega sai ka tema enda raamatut kokku ning kõik, mis üle jääb, saadab ta edasi. Võistleja number 2 valib 5 raamatust enda 3 välja ning ülejäänud 2 saadab võistleja number 1. Ning selleks ajaks, kui kõik raamatud on käinud ühe korra edasi ja tagasi, ongi kõigil võistlejatel oma 3 raamatut käes. See tähendab, et kokku pidi iga võistleja käima oma laua juures 2 korda, välja arvatud 5. võistleja, kes tegi seda kõigest 1 korra. Nii olekski saanud lihtsalt ühe sujuva liigutusega kõik raamatud omale kohale.